läks. Tere! Tervist! Meeste jutud, Toomas. Janek ja Toomas, jah. Et tänane siis probleemne teema meil. Mis ta nüüd nii väga probleem on? Räägiksime äkki enesekindlusest. Ja, kui sa mõtled selle enda jaoks probleemiks, siis ongi see probleem. Enesekindlus ongi probleem. Enamus on praegu. No selge, võtame siis, käsitleme seda kui probleemi. Ja, ehk siis selles mõttes, kui probleemi ei ole, siis järelikult on enesekindlusega okei. Ehk siis probleemi definitsioon on ju see, et ei ole antud momendil kätte saada. Mis tähendab seda, et kui enesekindlust ei ole, siis ongi probleem. Aga asja nagu point siis võikski olla nagu see, et millest siis miski sõltub ja näiteks või kellest või kellest just, et eelkõige kuhu me nagu selle teraviku suuname, kuhu me selle fookuse nagu paneme. Et kas me näeme teistes enesekindlust või enesekindluse puudust või siis me sisuliselt ikkagi nagu hoiame fookust enda peal. Ma arvan ka, et me pigem peegeldame seda momenti, et kui me tunneme selle nii-öelda kelliseks teises ära, et näed, ta on nüüd selline või siis selline, siis tegelikult see ongi meie enda peegeldus. Muidu see peegeldab meile nagu tagasi. Muidu me ei saakski seda informatsiooni selliselt kätte. Et kui keegi on tõsiselt enesekindel ise ja sina ei ole, siis sa saad täpselt samamoodi selle kätte, et oot-oot, tal on midagi nagu natukene viga vist, et ta on liiga enesekindel. Aga tegelikult on hoopis see, et ma ise olen ebakindel. Ja, et samas on see, et kui on peegelduse maailm, et siis kui sa saad kokku nagu inimesega, kes on ebakindel, siis kui sa nagu ei kontrolli ennast, siis sa võtad selle teema nagu endasse üle. Ehk siis sa saad ka nagu ise ebakindluse nagu osaliseks. Samas on see, et need, kes suudavad enda nii-öelda seda sisemist tasakaalu nagu paigas hoida, siis nendel sellega nagu probleemi ei teki. Ehk siis enesekindel inimene, kui saab kokku mitte enesekindla inimesega, siis tema jaoks võib see nii-öelda kahte moodi nagu välja kujuneda. Üks asi on see, et kui ta nagu ise on nii-öelda endaga paigas, siis ebakindel inimene teda nagu sellesse mängu tõmmata ei saa ebakindlusesse. Küll aga ebakindel saab nii-öelda enesekindlalt sellist powerit, mis teda ennast nii-öelda enesekindlamaks teeb. Nii et selles mõttes on see nagu hästi huvitav teema, aga see jälle ikkagi on nagu sisemaailma asi. Aga kui nüüd kaks ebakindlat saavad kokku, siis ongi see, et üks võtab teisalt rohkem ebakindlust üle. No ja, siis nad hakkavad tegelikult võistlema. Kes ebakindlam on? Ei, kes kindlam on. Sest üks hakkab alati võtma nagu üle nagu justkui nagu vastutust. Ehk siis see, kes nagu tunneb, et temal on nagu rohkem nagu teadmisi, see muutub selle teise ebakindlas suhtes nagu enesekindlamaks. Sest tegelikult nii-öelda see asi jookseb alati üles. Ütleme see kõver selles mõttes, et kui kaks ebakindlat kokku saavad, siis sealt ei tule mitte kaos, aga sealt võib tulla ka kaos, see ei ole ka välistatud. Aga sa ütlesid, et vaata see on kõik puhtalt sisemaailma küsimus on ju, et see võib ka kaosega lõppeda, et lähevadki hoopis mõlemad nii-öelda oma teed on ju ja kapselduvad veel rohkem oma ebakindlusesse. Ja ütleme siis nii, et ega tegelikult enamik inimkonnast ei tea üldse, et nad on mingite sisemiste protsesside poolt juhitud ju. Mul on väga hästi meeles, see nüüd midagi aastaid tagasi, siis kui me käisime, me ikka kohti praegu välja ütleme, aga me käisime tutvustamas siis seda, et mida me teeme ja kes me oleme. Ja seal oli täpselt see, et minu teema, mida ma ikka jälle rääkisin, oligi just see, et mis puudutab meie alateadvust. Ja et kui palju tegelikult meie alateadvus, meie selliseid tegevusi ja liigutusi kõikide kontrollib ja juhib. Et kui keegi sulle ütleb näiteks, et kui vaata, sul on kingapael lahti. Sa ei mõtle selle peale, et oota, kingapael lahti, mis ma tegema pean. Sa lihtsalt automaatselt võtad, tegutsed, sead selle kingapaele kinni ja kõik see tuleb tegelikult läbi alateadvuse. Täpselt sama on autojuhtimine ju. Alateadvus juhib meid liikluses, mitte et see, et ma nüüd mõtlen, et ma vajutan sidurit ja siis ma vahetan käiku
vaid et meil käib see, jookseb nagu automaatselt nagu läbi, sest me oleme selle tegevuse juba enda jaoks ära kinnistanud. Ehk siis tagurpidi sõites on vaja panna tagumine käik, on ju, sa ei mõtle selle peale, sul tuleb see automaatselt. Ja siis ongi täpselt sama on see, et on kindluse ja ebakindlusega. Et ebakindluse nagu üks nii-öelda põhjus on see, et inimene tunneb ennast ebapiisavana. Ja see ebapiisavus ongi nagu see, kus tõmmatakse endale nagu ise vesi peale. Ehk siis tema on ikkagi nagu targem ja tema on minust nagu parem ja hakatakse nagu sellist sisemängu mängima. Tegelikult peaks nagu vastupidi nagu selle eelarvamuse enda seest täitsa nagu lahti laskma. Ja olema see, kes sa oled ja ongi kõik siin enesekindlust kohe tõuseb. Jah, vaatama pigem, enne me natuke rääkisime sellest, et vaata üks hakkab teist üle võtma. Et siis ongi see, et vaata pigem nagu selle pilguga, et mida sul temalt õppida on. Mitte see, et ma ei suuda või ma ei saa, on ju. No teine ju saab, mis sul siis viga on? Absoluutselt, et meid on kuidagi nagu õpetatud olema nagu nii tagasihoidlik ja maha surutud ja ka see ebapiisav ja kõik see nagu teema on nagu söödetud meile sisse, mille me oleme võtnud omaks ja nüüd me siis nagu mõtleme ja arvame endast, ma ei tea, mis asju. Ehk siis ei, ikka minu jaoks ei ole see ikka see ja nii edasi. See ongi täpselt see automaatsuse moment, et lähen autoga sõitma, ma tagurdada, ma ei mõtle selle peale. See ongi see, et see kõik tuleb läbi alateadvuse, tuleb automaatselt, sest et ajaga oled sa need kogemused, erinevad sellised arvamused ühiskonna poolt omaks võtnud ja nii mõneski mõttes kapseldanud ennast sinna sisse. Just. Mulle meeldib ikka jälle see ütlemine, et think out of the box. Et mõtle siis kastist välja. Just. See on nagu, ei, vastupidi. See on üks kõige rohkem mööda asi, mida ma tean. Sa mõtledki ennast ju kasti. Miks sa ei võiks seda pidi mõelda, et seda kasti ei ole olemas? No jaa, ei ma mõtlengi. Miks sa peadki ennast välja kastist välja ongi see, et sa nagu teadvustad endale, et sa oled piiratud. Jah. Ja siis sa nagu siis sa ikkagi teadvustad ka endale seda, et sa oled ju piiratud kõik ei pruugi sellest aru saada. Nad võtavad seda kui mingit normaalset olemist ja normaalset olekut. Kogu elu on ju nii olnud. Absoluutselt. Ei, aga tegelikkus on ju hoopis teine, et sa pead niimoodi võtma ja mõtlema seda asja, et siin ei olegi seda kasti. Miks sa mõtled ennast kõigepealt kasti, et sealt välja mõelda? Jaa, aga selles mõttes nagu siin on jälle ka mitu aspekti on ja et näiteks kui inimene saab aru, et ta nagu ongi nagu raamides, siis see, et ta teadvustab endale ära, et ta on raamides, on tegelikult juba edasiminek. Enamus ei saa arugi, et nad kastis on. Mõned ei saa aru isegi, et nendel on kasti sees veel puur, mis läheb kogu aeg iga mõttega nagu väiksemaks. Ja mis siis toimub? Siis toimub see, et see raamistik surub sind nii palju kokku, et sinu sees hakkab tekkima raev. Sinu sees hakkab tekkima koletis, et kurat, ma ei taha olla selles ja sa hakkad nagu välja rabelema just. Ja tegelikult on see ütleme selline kasvamise moment ja hästi tugev kasvamise moment selles mõttes, et kui sa nagu saad aru, et sind on nagu nii kokku tõmmatud, sind on nii ära piiratud, et lõppkokkuvõttes sa enam ei suuda seda nagu välja kannatada. Tegelikult ma näen seda natuke teistmoodi, et see ei ole see, et keegi teine nüüd paneb sind sinna või piirab. Keegi teine võib sulle öelda, aga sina võtad selle vastu. Sina võtad selle vastu ja siis sina ise paned ennast sinna kinni. Mul tuleb jälle ikka meelde see veel, et religioon versus spirituaalsus. Ongi see, et võtame sellise väikse akvaariumi, paneme sinna kuldkalakese sisse ja see põhimõtteliselt ongi religioon. Sa oled seal nii kindlalt kogu selle teema haardes on ju ja sa ühelt poolt võib-olla ei pruugi või ütleme, et sa isegi ei taha sealt seda välja pääseda nagu näha ja sa ei tahagi sealt välja, sest et seal võib olla nagu väga, väga mõnus olla. Teiselt poolt on siis spirituaalsuse moment. Väikene kuldkalakene ujub meres, ujub ookeanis. Enda ookeanis. Just, enda ookeanis. See tunneb ennast väga hästi. Mingi piirangud ei ole. Et kõik on võimalik. Ja mul tuli praegu meelde see, et sa räägid sellest akvaariumist ja kalakesest. Mul tuli kohe nagu üks Eesti kultusfilm meelde, Viimne reliikvia,
kus kast oli, mille sees oli reliikvi. jah, vot. ja siis, kui see nii-öelda pealik viskas selle rõdult vastu maad pilbasteks, siis meie reliikvia on vabadus. Ja seal kastis oli 2 konti. Ja mingid tuhka ja mingid asja veel, et milles see point siis oli nagu? No see point oligi see, et oli tekitatud selline kultus või religioon, mis oli nagu võtnud kogu selle loo väga tugevalt enda haardesse. Ja siis kõik mõtlesidki, et see on suur kuri hunt on seal sees, kui see sealt välja saab, et siis läheb väga javaks. No teistpidi võttes kõik loksutasid ja kuulsid, et seal midagi koliseb sees. Aga et samas nii-öelda uskumuste süsteem oli ehitatud nii, et seal on midagi üliväärtuslikku. Ja need 2 konti, kelle omad need olid siis ikkagi lõpuks. Ehk siis, ja seal tekibki nagu see, et uskumuste süsteem mängib välja meie jaoks mingisuguseid iidoleid. Mis tegelikult ei ole nagu teab, mis mingi suur asi üldse. No usk on pime, hakkab siit pihta ja siis ongi see, et sa usud midagi pimesid. See on religioon. Usk on see, et sa usud, et jaa, aga vaata usk, aga see on siiski pime. Vaata sellepärast, et sa ei näe seda reaalselt, sa ei saa seda nagu katsuda. Aga sul on selline kindel veendumus, sul on usk, et sa suudad seda teha või sa saad seda teha. Ja see ongi see, et inimesed ei näe tegelikult seda, täpselt nagu see reliikvi on ja mõtlevad, et seal on mingi ülim asi sees. Tegelikult 2 konti ja kui praegu tõmbaksid nagu sükse teema üles, et nii kaua, kuni keegi ei tea, mis seal kastis ees nagu oli, ehk siis seal need 2 konti viimses reliikvias, nii kaua peetakse seda mingiks ülimaks ja siis, kui see nagu põrmustati, siis järsku nii-öelda kõik nagu vaatasid sükse näoga, mis mõttes nagu see oli nüüd mingi väärtus või. Ehk siis väärtused olid kadunud, enesekindlus nii-öelda sai vabaks seal mingis mõttes. Jah, mingi vabanemise moment toimus kindlasti, et inimesed said aru, mõttes said nagu ikke alt vabaks. No põhimõtteliselt oli. Seal ei olnud üldsegi midagi sellist, millest oli nagu taaskord see terve elu räägitud on põlvest põlve, et vot siin kasti sees. Ja see ongi see, et kui sulle ikkagi päevast päeva kogu aeg seda ühte räägitakse, siis lõpuks võtadki selle omaks. Ja ehk siis see ongi kollektiivteadvuse loomine ja tegelikult enesekindluse ja ebakindluse point on väga tugevalt ka nagu kollektiivse nii-öelda häälestatuse poolt nagu paika pandud. Nii et selles mõttes, mis see nagu soovitus siin ongi tegelikult see, et tunneta enda nii-öelda olemust. Just, ehk siis ära kuula kogu aeg seda, mis nagu väljast sulle söödetakse. Ehk siis ära kuula seda, et keegi ütles sulle, et sa ju ei saa hakkama sellega. Miks sa võtad seda üldse endale? Miks sa jälle teed seda? Eelmised korrad on läinud nagu kõik see vett vedama. Ebaõnnestunud. Ja nüüd siis on see, et ikka keegi veel ütleb, et sa ei saa sellega hakkama. Mul tuli üks lugu sellega meelde. Ja see lugu oli selline, et konnadel oli mingisuguse nii-öelda varreotsa ronimise võistlus. Ja siis oli niimoodi, et seal oli mitu konna, mitu sükest vart on ju. Ja siis nii-öelda anti stardipauk on ju, kolmad hakkasid mööda seda ritva nagu üles ronima. Ja ühed nagu ronivad üles ja libisevad jälle alla ja siis ronivad jälle üles ja libisevad alla. Aga üks konn läheb kuidagi aeglaselt ja kogu aeg nagu sirgelt nagu üles poole. Aga seltskond, kes all siis nagu seda võistlust nagu pealt vaatab, need siis karjuvad, et ei saa hakkama, konn ei pea ronima mööda seda kuradi vart üles. Ja kõik muudku kuhugi maale ronivad ja siis tulevad jälle alla tagasi. Aga see üks muudku läheb ja lõpuks jõuabki tippu ja kõik on nagu hämminud. Mis mõttes see nagu võimalik oli? Kõik uksid alla. Ja siis on see, et siis kui see alla tuleb, siis hakkab keegi küsima, et kuidas sa seda teha said? Et kuidas sinul see nagu õnnestus? Ja see ei saa mitte millestki aru, mida ta käest küsitakse. Ja siis lõpuks saab aru, et see, kes küsib, saab aru, et see konn on kurt. See ei kuulnudki, kuidas teised karjusid ta peale. See ei ole võimalik, sa ei saa sinna minna. Ehk siis see konn oli oma sisemaailmas, tema uskumuste süsteem oli see, et ma suudan sinna välja ronida ja oligi kogu lugu. Ehk siis puhas nii-öelda sisemaailma nii-öelda häälestatus. Nii et, aga samas nagu, me räägime siin kogu aeg sellest, et kuidas inimene enda sees
nii-öelda peaks nagu mingeid asju nagu paika saama ja enesekindlus on meie enda luua, täpselt samamoodi nagu on ebakindlus. Aga meie, kes me siin kahekesi oleme tegelikult ju reiki inimesed, me teame nagu väga hästi seda, et reikiga on võimalik mõne seansiga inimese enesekindlus panna niisugusesse tasemesse, et ta sõna otseses mõttes nii-öelda unustab nagu oma vanad seisundid ja vana maailma. Ehk siis tead omast käest. Jah, noh, ma pigem ütleks, et see tuleb rohkem 3. seansiga, aga no, esimene ongi see vaata selline korrastamine, et siis, inimene kõige esimene võib-olla on see, et sa saad sõbraks ja saad üldse tunda ja sa mõtled seanssi või? jah, et millega tegemist on, saad sõbraks, hakkad seda vaikselt nagu vastu võtma. Teine on juba siis, et toimub selline väikest viisi erinevate nende mõttekäitumismustrite muutmine, mida analüüs samamoodi. Just ja analüüs ja kusjuures teisega on veel see, et teine tõmbab sul ikkagi nagu teine viib su nagu põhja ehk siis selle alumise nii-öelda seisundi põhja, et kusjuures nagu päris paljudel on olnud see, et ta nagu tunnebki ennast, et ta ei taha midagi, ta ei ole mitte keegi, kõik siuksed imelikud asjad, mis ongi nagu see sinu hingepõhi on ju, et ja siis see 3. kord, millest sa rääkima hakkasid, see on see, et see tõmbab nagu selle ülemise võimaliku heaolu seisundi välja, ehk siis see on puhas eufooria juba. Ja kõik need vanad mustrid nüüd siis on mõnes mõttes juba ära puhastatud ja ka see tehtud siis selline eeltöö ära 4. ja 4. tuleb siis läbi lõhki kõik juba uus vajalik informatsioon, et 2. ja 3. puhastatakse vana ära. Jah, et teine tõmbab siis nii-öelda kõige alumised kihid nagu puhtaks ülem ja kolmas seanss siis nagu need ülemised ja 4. tegelikult siis võiks öelda veel, et see nagu täidab nüansid, ehk siis et kõik see, mis sul nii-öelda veel nagu lahtine on, aga ma ütlen, et see on võib-olla mingi 2 või 3% ainult pärast 3 seanssi, siis tegelikult reiki aitab päris kõvasti selle sisemaailma nagu uuesti paika. Jah, see ongi sisemaailma korrastav energia ja põhimõtteliselt reiki ongi psühholoogiline, ehk siis me olemegi psühholoogilised. Inimene on ju hing, mis on kreeka keeles psüühe, seda on nii palju räägitud juba, ehk siis psühholoogia tähendabki hingeteadust. Ja näiteks minu ühe õpetaja, kes ka reiki meister on ta, aga tema nagu põhieriala on siis, mis ta oli, psühhoterapeut või? Elab Hollandis, tema point oli nagu see, et tema ütles otse välja, me ei hakka enne tegema mitte mingit psühholoogilist asja, kui me oleme teinud ära 4 korda reikit ja kõik nagu kohe küsida, mis mõttes nagu. Ja see ongi see, et see 4 korda reikit tegelikult korrastab inimese, ütleme siis selle sisemaailma nagu enam-vähem sellisesse võtmesse, et ta hakkab aru saama, mis tema probleem on. Jah, ega selle 4 seansiga ei lõppe ju veel mitte midagi, tegelikult on see, et kui uus informatsioon saab nüüd peale, siis see hakkab alles sellest lahti töötama ja rakendama ennast inimese ellu. Nii et selles mõttes see reiki kuurs 4 korda on nagu, ütleme selles mõttes nagu hästi kiire ja hea selline sisemaailma korrastus, ehk siis see tõesti nagu panebki inimese nagu esiteks saab sisemise rahu. Teiseks nii-öelda tõmbab selle üleliigse mõttemaailma nagu tagasi, ehk siis inimene ei mõtle enam üle, vaid ta nagu on niisugune tunnetuslik ja siis põhimõtteliselt juba hakkabki tekkimagi nii-öelda selline sisemine rahu, ma ütleks, et isegi aega hakkab üle jääma. See on väga hea, et hakkab tekkima, sellepärast üks asi, mis ma tahtsin öelda, et on see, et vaata, mitte midagi sellest, mis on minevikus toimunud, ei saa nagu ära lõigata. Seda ei ole kasu isegi ära lõigata. Ei, seda ei saagi. Ainukene asi, mis sa saad. Aga see ei ole kasu. Mis sa saad teha, on see, et kirjutada need mustrid üle. Ja kirjutada need, ütleme, et kui sul on mingid negatiivsed asjad juhtunud,
siis sa paraku täiesti eneseteadmata võtad selle kõik ju kaasa endaga ja see toob sind tänasesse momenti, täna siis sellisesse seisu, nagu sa oled. Et ära lõigata, minu arvamus on ikka see, et ei saa mitte midagi, aga saab üle kirjutada ja see loobki vajalikud muudatused ja muutused sellest, kus on, mis sa oled praegu. Ja seetõttu ongi see, et ma ütlesin, et mitte midagi ei lõppe selle 4 seansiga, vaid ongi, et inimene hakkab nüüd implementeerima neid muutusi oma ellu. No vot, ehk siis praegu rääkisime siis teemal enesekindlus ja siinkohal siis tõmbame praegu otsad kokku, aga järgmine teema tuleb ka kohe õige pea, nii et siuke meeste jutt siis. See oli meeste jutt. Just.